tsemendivabrik 1926. Katkine kruus. Ema tõi Räbala kaupmehelt ilusa valge kruusi. Ütles, et see on ilus kruus, et sellest on hea kohvi juua või jälle hea piima lauale tuua. Kui ema välja läks, võtsime meie Joosepiga kruusi kapist välja ja hakkasime vaatama. See oli ikka ilus kruus küll, pilt peal. Seal oli 11 hane ja mees suur vits käes. Hanedel olid pikad kaelad ja üks hani teiste taga oli pisike. Pildi kõrval oli veel vene või saksa või teab mis keeli salm. Mina ütlesin, nüüd mina küsin ema käest selle kruusi endale ja hakkan siit jooma. Joosep ütles, no vale, ei ema seda sulle anna, sellest joob isa või toob lauale siis, kui külainimesi on. Siis Joosep ütles veel, ma näitan, kuidas kaupmehed proovivad, kas kruus on terve. Tema pani kruusi pihu peale ja lõi sõrmenukiga külge, aga kruus ei teinud mingit häält. Siis võtsin mina ise ja proovisin, esiti ei teinud ka häält. Aga kui ma kõvemini lõin, siis tegi küll häält, et on terve, aga kui ma veel kõvemini tahtsin lüüa, kukkus kruus maha ja läks katki. Mina kohkusin koledasti ja ütlesin, jumal küll. Joosep ütles, aga sa nüüd ema käest saad. Ja siis hakkas Joosep nutma. Mina korjasin tükid ära, viisin sahvrisse kapi taha nurka ja ütlesin Joosepile, ära sa emale kaeba. Siis mõtlesin, et mis nüüd saab, et kuidas ma emale ütlen, et peksa ei saaks. Või viskaksin tükid ära ja valetaksin emale, et ei teagi, kus on kruus. Aga kui Joosepiga pahaseks saame, siis tema ikka ütleb ära. Ja valetada ei tohigi. Oh jumal küll. Nüüd mina mõtlesin ühte lugu kruusi peale, ei tahtnud süüa ega kedagi. Ema ütles, et mis sul on, et sa süüa ei taha, kas sa oled haige, et ma toon võileiba. Aga mina ei tahtnud midagi. Ja kui vanaema pärast sööki õhtupalvet luges, siis mina ka palusin tasakesi, et armas jumal, kuidas sellega saaks nii, et ma ema käest peksa ei saaks. Kui juba Sample complete. Ready to continue?